Me saame tervitada ka stuudios nüüd Raadio 2 hommikuprogrammi Silmad lahti saatejuht Indrek Vaheoja ja Madis Aasmast. Tere tulemast. Tere. Habetunud olete, aga ei saaks öelda, et väsinud, kuigi ma eeldasin seda, et hommikusaatejuhid on ikka juba mustad rõngad ümber silmade õhtul kell 7 või õigemini 7:30. Siin tehakse väga head krimmi. Et me mõtlesime, et peaks hommikutigi hakkama tegema. Lihtsalt, et oleks teineteise nägu inimväärilik ja talutam vaadata. Me oleme aga saatesse kutsunud teid mitte sellepärast, et rääkida sellest, kui raske on hommikusaadet juhtida. Ei ole üldse. Väga kerge. Absoluutselt, sellepärast, et teil on suurepärased raadiokuulajad, kes on teie kampaaniaga väga suurepäraselt hakkama saanud. Kahtlemata loomulikult teete te saate järelikult väga hästi. Mis kampaanias on, mida te siis alustanud olete? See on üks väga kummaline kampaania. No ühesõnaga, kui nüüd alustada natukene kaugemalt, et kuidas moodi see kampaania algas, siis mõned nädalad tagasi oli selline asi nagu Eesti ja Hiina suhete 20. aastapäev, mida tähistati kuidagi. Ja siis saate jooksul vesteldes omavahel meil tekkis selline küsimus, et huvitav, et kas me juba elame Hiinas. Me hakkasime nii-öelda siis püstitasime hüpoteesi, et ütleme, kui me nüüd istume tooli peal, kui näiteks mina istun kodus tooli peal ja teen 360-kraadise tiiru peale ja vaatan kõiki asju, mis mul nii-öelda ümber on, kui suur osa nendest on Hiinast pärit. Avastasin oma üllatuseks, et Hiinast oli pärit vist ainult vist kas alles 6 või 7 asi, see oli siis digiboksi pult, mõned asjad olid igalt poolt mujalt maailmast ja siis me otsustasime, see natukene aega settis see idee, Indrek käis välja mõtte, et võiks vaadata, kui palju erinevaid riike, erinevaid erinevaid neid made in labeleid me saame kokku 2 nädalaga. Nüüd on siis nädal mööda läinud ja muidugi me ei otsinud neid asju ise, vaid oma kuulajate abiga, nad saatsid meile pilte. Ja meil on nüüd pooled maailma riigid olemas. Täpselt niimoodi on, et kuulajad tulid väga hästi asjaga kaasa, tekkis hasart. Fantastiliselt. Ja tekkis hasart inimestel, päris mitu inimest on kirjutasid meile, ütles, et neil tekkis kodus väike konflikt isegi niimoodi, et said siis oma elukaaslasega kes pahandada, et ei tohi riidekapis asja ajada. No siin on see kaart ka, et me saaksime siis täpsemalt aru. See kaart oli siis originaalis valge ja kõik riigid, mis on värvitud, need on siis riigid, kus on teile asju piltidena saadetud. Jaa. No mis värvid need kõik esimesena siia kaardi peale siis said värvitud? Esimene, mis saadeti meile kohe saate ajal, kui me selle konkursi välja kuulutasime, oli Ukraina. Ja sealt oli üks konfeki paber, plombiiri maitsveline konfek, nime ma täpselt ei mäleta enam. Vkusja. Ja siis teine asi tuli kohe Keeniast. Keeniast on väga palju asju tulnud selle kampaania kontekstis, tervelt 3. Samas ülejäänud Aafrika on täiesti katmata, sama valge kui 19. sajandi kaartidel. No mis kõige kaugem asi praegu on siin ikka? Uus-Meremaa. Jah, kui geograafiliselt võtta, siis Uus-Meremaa, aga võib-olla kõige põnevamad riigid, mis tulid kohe täitsa alguses ära, sellised ikka kurjuse telje, peamine riik Põhja-Korea, kus tuli pakike teed, eks ju, ja teine asi Myanmar, ehk siis endise nimega Birma, kust kohalik rumm meile saabus. Kuidas see inimeste kätte jõudnud? Puudub absoluutselt igasugune arusaamaga, aga tulid kohe sellised täiesti kauged, mida me arvasime kõigepealt, need jäävad valgeks, aga kindlasti mitte. No kas te ise ka teate, olete siis kokku lugenud, et kui palju riike maailmas on, selles mõttes, kui palju asju te üldse saate oodata? No kokku maailmas suveräänseid iseseisvaid riike 195. Kui nüüd lugeda juurde eelmisel suvel või sel suvel iseseisvunud Lõuna-Sudaan, kus me väga palavalt ootame mingisuguseid saadetisi, aga kus need ilmselt ei tule. 195 on neid riike kokku ja meil oli vist täna lõunase seisuga olemas 98. 98 vist jah, nii et põhimõtteliselt üle poole on nädalaga juba olemas, aga kõige hullem ongi see, et Aafrika on katmata. No ma loodan, et me saame ka mõningaid pilte siis näidata, mis juba saadet on. Te olete kindel, et petetud ei ole, et inimesed ise pole pastakaga sinna kirjutanud Made in Kenya? Ei usu väga nagu. Me oleme ikkagi suhteliselt allikakriitiliselt suhtunud, et kui ei ole seda riigi nime konkreetselt pealt või Made in sellist silti, siis me ikkagi, mõned riigid me oleme mööndusega pannud niimoodi, aga üldiselt meil on ikkagi peab olema see just see tootesilt, see toode ise meid huvitabki kõige vähem. Aga need asjad ei pea olema ostetud Eestist? Ei, no loomulikult mitte. Loomulikult mitte. No täna meile saadeti näiteks Venezuela presidendi Hugo Chavez'i see action-nukk sõjaväemundris. Seal ei ole ka made inni peal, aga seda ilmselt kusagil mujal ei tehta ega müüdagi, miks peaks. Ma saan aru, et selle kampaania tulemused tegelikult juba teid on rahuldanud ja rõõmustanud. Absoluutselt, ja sest et tegelikult on väga põnev teada saada seda, kust asjad kõik pärit on, sest et üllataval kombel terve maailm on meie ümber. See on kõige põnevam selle asja juures. Ja kõige naljakam on see, et mida soojem maa,
seda soojamaid riideid seal tehakse. Kõik fliisid, kõik asjad, mis tulevad Kambodžast, kõik, mis tulevad kusagilt Mauritiuselt, kõik on sellised villased riided, ilmselgelt tehakse neist sellepärast, et kohalikel pole nendega midagi peale. Siis teine järeldus, kui eestlane läheb väga kaugele, siis ta ostab sealt mingisuguse kange joogi endale. Ja alkohol muidugi, erinevad alkoholimargid, see on, ütleme, põhimõtteliselt oligi, on sellised 2 põhilist tootegruppi, on siis alkoholid, eks ju, erinevad, ja muidugi riided. Mul tuli juba ka midagi toodud äkki proovida. Saadetakse ainult Pilte ikka. Meie muidugi alkoholi kumbki ei tarvita, et oleme selles mõttes ikkagi hoiame karsket joont, et need tooted meid ei huvita, meid ei huvita päritolu, jah. Kui kiiresti aga said värvitud või tulid asjad, ma ei tea, kas Eestist, Soomest või Venemaalt või siit meie naabritelt? Tegelikult Soomega läks päris tükk aega. Inimesed lihtsalt arvasid, et see meil niikuinii oleme. See kõige kauem läks tegelikult nendest tuntud Euroopa maadest isegi Taaniga. Ja Lätiga tegelikult läks Lätiga läks väga kaua, kuni lõpuks saabus üks maitseaine karbike sealt, nii et aga jah, ütleme, kust kõige rohkem on muidugi kodusest Eestist. No meil on ka üks Eesti pilt vist arvatavasti tulemas, mida me saame teile siin ka siis näidata. Mis siis Eestist siis kõige huvitavam asi oli? Loomulikult raadiokuulaja Tambeti selg. Raadiokuulaja Tambet saatis pildi oma seljast, kuhu on tätoveeritud Made in Estonia. Ja täiesti raadiokuulaja Tambet ütles täiesti teadaolevatel andmetel on ta kindlasti Eestis valmistatud, täielik Eesti toode, mida siis juures olev illustratsioon väga hästi näitab. Ja, et see ei ole asjakohatu. Ta on Eestis tehtud. No meil on mõningaid pilte veel, vaatame, mis nende kommentaariks läks. No jaa, see on nüüd ainukene relv meie kollektsioonis. See on machete, mis on pärit Brasiiliast, millega raiutakse siis üldjuhul võsa. Kas oli raadiokuulaja Taisto, kes selle saatis vist? Ja, võis olla. Isegi nii hästi te olete teada, vaatamata sellele, et tulnud ligi 200. Eesti Rahvusringhääling on kvaliteedimärk. Me väga täpselt teame, mis me teeme. No te pole rääkinud seda, mis Venemaalt tulnud on. Venemaalt on tulnud IGEA õlleklaasid ja üks plaat ja see üks CD, meil on üks selline kuulaja nimega Mati, kes saatis meile kohe esimesel päeval vist 8 erinevat CD-pilti, kõik CD-d on erinevates riikides valmistatud ja Venemaalt tuli üks plaat aastast, kas 7 või 9, see plaat nägi väga ohtlik välja värvikujunduse poolest ja hea meelega ei paneks seda plaati peale. Küll aga tulid täna väga toredad CD-d Puerto Ricost, mis küll pole eraldiseisev riik, mida kuulaks hea meelega. See olid peas sellised nappides riietes kaunid. Aga esmaspäeval siis ma saan aru, et kampaania saab lõpetatud ja siis saab näha, kas on Afrika, kas siin mõningaid värve on ka peale tulnud? Ja tahaks loota, et tuleb. Ühtlasi sooviks aplodeerida absoluutselt kõikidele inimestele, kes on meile saatnud erinevaid pilte ja oleme teile head kuulajad väga tänulikud. Ja kellel on kodus veel erinevaid sellised made in siltidega asju, silmad lahti ja trr.ee. Ja ootame Moldovat näiteks, mida meil ei ole Euroopa riikidest, siis ootame Küprost. Muidugi Lõuna-Sudaan, see jääb ilmselt unistuseks. Nii et järelduse, mis te tegite, mida te juba siin olete ka rääkinud, on see, et tegelikult meile võib tunduda, et väga palju asju on Hiinas tehtud, aga ei. Ei ole, igal pool. Meil on igasuguseid asju ümber. Elame kirjus maailmas. Aitäh tulemast. Madis Endrek meil saatesse, nii et kuulake siis Raadio 2 hommikuprogrammi. Aitäh.